Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond 1910, 20–29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 28 juuli, kolmapäev. Kui hommiku üles tõusime, krabises vihm mööda akna luuksid alla. Ootasime tükk aega, kuna vihm vähemaks jäi, ja läksime jälle tööle. Otsisime veel Tapa alevis ühe vanaeide üles, aga et ta haige oli, ei saanud me temalt midagi võtta. Et lähematest küladest, mis seltsimees eila juba läbi käis, midagi saada ei olnud, siis läksime kohe otse edasi mööda raudtee äärt, ühte külasse. Jalgtee oli raudtee ääres kaunis hea jalgrattasõiduks, igatahes parem kui porine maantee. Aadressi siit sinna külasse üles antud ei olnud, sellepärast tegime ühe ja teisega juttu. Viimaks läksime ühe Jüri Antovi elumaja juurde. See oli väike sauna hurtsik ühe talu maa peal. Sealt leidsime 2 vanaeite, kes praegust kusagile tööle hakkasid minema. Paar väikest laulukest saime siiski nende käest. Nad juhatasid meid teise eide mehe, Jüri Antovi juurde, kes naabri peres tööl oli. Läksime edasi ja leidsime ka tema talu karjamaalt, kus ta sõniku koormaga kandude taha kinni oli jäänud. Aitasime tal koorma välja kangutada ja ütlesime ära, mis pärast tema juurde tulime. Ta hakkas kohe laulu ütlemist kõrvale puiklema, sest et ta teise teenistuses olla ja ei tohti ta mitte aega raisata. Ja teiseks, et kaine peaga laulud ei tulla. Võimalikult ajasime kõik need takistused eemale. Hakkasime laulu kirjutamisega kesa väljal peale. See mees küll vanarahva laulsid ei teadnud, aga kunstnik oli ta omast kohas siiski, nimelt muusika rütmust tundis tema väga peenikeselt. Mulle tuli meelde selle juures üks neeger, keda ma ükskord tsirkuses nägin ja kes publikuni suurele vaimustusele ajas oma rütmiliste liigutustega. Ta riputas laudadele, kus peal ta tantsis, natuke liiva peale, et iga tema jala liigutus paremast kuulda oleks. Ja siis kaunis lihtsa tantsuga, kus juures ta ka käte liigutusi tegi, sünnitas ta vaimustavat muljendit. No, Jüri Antov oli ka rütmuse vallas omast kohast vabakunstnik. Ta võttis omale ühe pujuvarre flöte asemel sõrmede vahele ja siis suuga laulis meile mitmeid tükid ette, mis kõige rohkem oma rütmusega mõjusivad. Laulu vahele ta tegi vabalt pausesid, ilma et takti rikkuda. Ja mõnikord täitis need laulud pausega keelekõlksude ja ütlemisega ehk suu maigutamisega. Tihti pealegi improviseeris ta need muusikalisandused nii, et tema ettekandmist täiesti üles kirjutada peaaegu võimatu oli. Siin oleks fonograaf täiesti tarvis olnud, sest rohkem oli siin tegemist tema peenikese rütmuse tundmusega kui laulu viiside ja sõnadega, milledes midagi iserälke ei ole. Kui naised meid tema juurde juhatasid, siis ütlesid, et tema käest me saame terve päeva kõiki jantisid üles kirjutada. No, selles oli küll tükike tõtt, sest see mees võis purjus peaga küll pool päeva ehk teiste lõbu teha, sest et igal tema vähemal ettekandel suurt rütmiline huuritus kaasa oli. Meie kirjutasime temalt ainult mõned tükid ülesse, osalt sellepärast, et tal viiside rikkust polnud, mida ta ettekandmisel rütmiliste ilustustega tasus. Seal samas talus leidsime veel 2-3 eite, kellede käest veel mõnegi laulu üles kirjutasime. Siis läksime edasi üle heinamaade ja mööda põlluteed teise külasse. Sealt meie saaks oli väga väikene ja varsti meie tulime jälle seda sama teed mööda tagasi, et veel endiseid laulikuid üle kuulata. Mõne väikese palakese saime veel juurde. Oleks küll olnud tarvis natukene keskpaika kinnitada, sest et peale varase keskhommiku võtsime pruukosti jälle kella 12 aeg.
Nüüd oli aga juba õhtupoole käes. Pererahvas ruttas kõik oma toimetustele ja siis jäime lootma, et eespool ehk söömiseks võimalikust leiame. Läksime siit jälle raudtee peale ja sõitsime tema kõrval jalgtee mööda edasi. Siin ei olnud aga sõit enam kaugeltki nii hea kui Tapa pool. Tihti tulivad mäed ja paksud padrikud, kus jalgtee õige vilets oli. Siis ajasime jalgratta käes kõrval mööda raudtee edasi. Niisiis jõudsime Ambla piiridest välja. Tahtsime aga Väike Maarja kielkonnas ühes kohas, mis versta 5 rakkejaamast eemal oli, ära käia, sest et sealt mu seltsimehe teada oli veel midagi saada. Tänane pikk reisimine väsitas küll minu kaunisti ära ja sõitmise põrutamine hakkas juba mu südame peale halvasti mõjuma. Aga kinnitasin ennast lootusega, et homme võin juba jälle vabamalt puhata. Laulueide Kai Meibaumi leidsime ka varsti ülesse. Kell oli juba 8 peal. Väsimus oli suur. Kõhu tühjus andis ennast tublisti tunda, sest et lõuna võlgu jäi ja iseäranis ärritas meid magus leeme lõhn, mis vanaide padast mööda tuba laiali lagunes. Me ei tahtnud vaeste inimeste perekonna toimetustesse korratust kanda ja jätsime leeme, vanataadi ja eide süüa. Aga ta oleks küll meile hea maitsenud. Laulueit juhatas meid nüüd veel tükk maad edasi ühe mõisa öövahi Kaarel Trei juurde. See oli suur pikk mees, kaunis, tubli tervise ja sirge kehaga. Ta kaebas küll, et kui asja, siis laulud ei tule meelde, aga siiski saime ta käest mitu laulu, millede hulgas mõned kaunis madala maitselised olid. Tagasi tulles käisime veel endise eide juures sees. Nüüd oli ka taat juba kodu. Laulusid meie enam siit ei saanud, aga laulu liikus siiski andsime neile juua. Nii saime siis oma korjanduse tööga lõpule. Nüüd hakkasime Vaksali poole ronima, et õhtuse kella 11 rongiga Vägevale mu seltsimehe kodu sõita. Kui paar versta ära sai sõidetud, läks mu seltsimehe rattakumm lõhki ja ta jäi jalameheks. Minul ka lusti rutata ei olnud, sest et rongi tulekuosa oli veel kaua. Nii läksime mõlemad jala. Et kõhu tühjus väga kibedas suhu pistet nõudis, siis trööstis mu seltsimees mind ja ennast sellega, et jaama juures üks vorstivabrik on. See mõte oli küll trööstiv, aga et kell juba 10 hakkas saama, siis võisime ka tõesti ilma vorsti jääda. Jaama lähedal võtsin ma mõlemad jalgrattad oma ajada ja seltsimees läks vorsti otsima. Tüki aja pärast ta tuli mul jaama järele ja ta tõesti tõi kaasa naela lihavorsti kaasas. Saime ühe raudtee teenri käest musta rukki leiba, lassime joogitündri kraanist omale peale rüüpamiseks vett ja tükikese aja pärast ei jäänud vorstist muud üle kui ainult naha kibemed. Nii sai siis meie lõuna ja õhtusöök veel enne rongi peale istumist ära peetud. Hea meelega istusime tüki aja pärast rongis ja unistasime magusast puhkamisest pehmed voodis. 3 versta oli veel jaamast jala minna ja siis olime meiega tõesti viimaks pehme voodi juures. Ja varsti puhkasime magusa une käes.